ma võtan mõned kadaka marjad ka. Äkki sobivad maitsestamiseks meie tänasesse pirukasse. Siia kanti kolisime me puht ainult meie elukaaslase soovil ja võib-olla ka natukene survel. Ehk ta ütles, et tema tuleb nagunii siia. Kas ma tulen kaasa või mitte, et see on minu enda teha. Elasime enne seda Tartus. Olin Karlava koolis huvijuht ja ma arvan, et mul oli kõik nagu suurepärane. Kuulete rähni. Selle paiga puhul mind võlubki natukene ka see looduslähedus, see metsaäärne paik. Ma lasin oma mõtted vabaks selles suhtes, et need piiravad mõtted, et tulla kolida maale tol hetkel 8 aastat tagasi. Ma keskendusin hästi palju vaimsele ettevalmistusele, et ma olen, et universum toetab mind. Ehk siis, et kõik, kui asi tuleb kirgelt, siis on see mulle määratud ja see on mulle mõeldud. Ehk siis see teekond on vaja mul ette võtta, kolida maale mõneks ajaks. Esialgu oli meil üldsegi plaanis ehitada ise endale maja, sest mul elukaaslane on palkmaja ehitaja ja eks tema unistus on ikka ehitada oma perele ise oma kodu. Ja meil oli koht isegi välja valitud ilus mägine ja siit kas 2 kilomeetrit sinna metsa poole veel. Hästi privaatne koht, ainuke asi, et seal puudus elekter. Ja siis oleks pidanud mõtlema selle peale ka ja kaevu ei olnud, aga ta oli vana talukoht ikkagi, selle koha nimi oli Ploomimäe. Ja siis vabanes see samane kinnistusin. Kui me tulime esimest korda seda paika vaatama siia, siis me sõitsime just seda sama teed pidi siit sisse. Siin oli noorendik männik, mis kuulub ka selle kinnistu juurde ja siis vasakut kätt on selline suurem mets, kust ka siilakas on meie osa. Ja siit sisse talvel sõites selline männi rohelus ja selline tihe, ta oli justkui nagu männiallee tollel ajal. Sõitsime siit sisse, siis mul oli äratundmine. Mulle meeldis meeletult see, et mulle meeldib avarus, ma ei saa metsa sees elada. Mulle meeldib küll metsaga ümbritsetud olla, aga mulle meeldib see, et mul on vaade ja mul on avarus ja seda see koht mulle pakub. Nii, täna mul on ka plaanis siis küpsetada üks seenepirukas teile, aga lihtsalt mul on üks retsept, mida ma alati teen, see on tegelikult kukeseenega, teeb mulle õde originaalis seda. Siis mina teen seda ka metsaseentega, kui mul on metsaseeni juhuslikult, aga ma üldiselt ei pea metsas käima seenel, sellepärast, et me kasvatame shiitake seeni. Ja siis seda oleme nüüd mitu aastat teinud ja meil on selle seene tagavara on meeletu. Nii et me kasutame tavaliselt oma toitudes, kui me tahame seenetoitu teha, siis kasutame shiitake seeni. Minu lemmik aastaaeg ongi kevad. Ja just nimelt sellepärast, et mulle meeldib see uus algus, see tärkamise faas, kui tulevad esimesed linnud tagasi ja sa kuuled erinevaid hääli. Mina naudin nii-öelda linnumüra väga. Hommikuti, mul on aken lahti, kui ma öösel magan, siis hommikuti juba 5-6 aeg mul läheb uni erksaks, siis ma juba kuulan, mis väljas toimub. Ja ma mäletan väga hästi seda, ma olen paar nädalat tagasi, seda hetke, kui ma läksin korraks komposti välja viima ja ma jäin kauemaks. Oli küll, ilm oli karge ja päike alles hakkas koitma, aga see oli nagu, ma ei tea, see oli nagu meeleheide, nagu lindude meeleheide, nad nagu karjusid täiest jõust ja igat sorti linde. Ma tõesti ei tea, kes mul on, aga minu üks huvi on kunagi ornitoloogiga oma kodupaiga linnud üles kirjutada, et ma teaks ja ma tunneks hääle järgi kõik ära, kes mul siin on. Et kui 8 aastat tagasi me siia kolisime, siis meie esimeseks koduks oli see Haagis suvila. Me tulime siia minu elukaaslane, meie 3 last
ja siis koer, tollal korral olime saksa lambakoer Dora, kes oli see tollal 10-aastane juba. Ja me elasime kõik siin kambakesi selles haagises. Haagise tõime paika juba kevadel ja siis märtsikuu oli tõesti see kevadvaheaeg. Mina olen õpetaja olnud ja koolis töötanud ja siis, kui oli kevadvaheaeg, siis me tulime siia talguid pidama ja see kolimise mõte, miks just siia kanti, oli tol korral see, et mu elukaaslane uskus väga tugevalt kogukondlikku mõtteviisi. Ehk kui maale kolida, et mitte kolida sinna, kus sa ei tunne inimesi, vaid eelnevalt õpid inimesi tundma ja siis otsid endale koha. Ja see oligi siis see põhjus, miks me siia sattusime. Ta sai tuttavaks Kalev Raudsepaga, kes siis lõi siia Parmu ökoküla ja siin on hästi palju noori peresid kolinud koos oma lastega, kes tahtsid just sellist seda maailmapilti siin kujundada ja luua. Ehk siis ökoloogiline mõtlemine, puhas toit, ilus looduskeskkond ja siis traditsiooniline nagu siis eluviis, et just traditsioonidest kinni hoidmine. Ja me tähistasime hästi palju erinevaid tähtpäevi koos. Me tegime ühiseid talguid, kõik, kes tollel ajal siia kolisid järjest, siis oli iga nädal oli kellegi juures talgud. Ja siis nii oli ka meil märtsikuu, siis tegime esimesed talgud siin, ise elasime Haagises ja siis tehti meil suur puhastus siin ära. Varasemalt oli siin tohutud kreegiväljad, see oli kõik, siin seda vaadet ei olnud nii palju, nagu siin näha on. Et meil maja ümber oli nii ühelt poolt kui teiselt poolt oli, et maja oli piiratud erinevate siis metsikute kreekidega, mis enam vilja ei kandnud. Siis see sai meil isegi üles kaevatud, et me saaksime midagi muud sinna uut aeda tekitada. Siis viljapuud said tollel ajal lõigatud ja maja sai tühjaks lammutatud, sest et seal ei olnud peale siis üksikute seinte mitte midagi säilitada ja katus oli vahetatud tollel korral, et meil on tegelikult küll eterniitkatus, aga see on, siis kui me siia kolisime, siis ta oli 4 aastat vana katus, et seda me ei vahetanudki. Siia tulles, siis oligi nii, et ma lõpetasin aasta ära koolis juunikuu, kui mul tuli puhkus, siis lõpetasin töölepingu ja kolisime siis siia ja terve suvi me siis elasime Haagises ja korrastasime, renoveerisime maja. Me ei võtnud mitte mingisuguseid muid eesmärke siin. Meil oli peamine eesmärk oli see, et me saaksime majja kolitud. Et kogukonna inimesed ju ikka on sellised toetavad, et oma asjad viisime me siis Kalev Raudsepa korterisse ja ta ütles, et te võite seal ka siis elada ja siin teha. Aga kui on siht ees, siis ei tasu sellest kohast või oma kodukohast kaugemale minna, sest et oled mugavustsoonis ja siis on nii raske tulla jälle remonti tegema, ennast üles ajada ja panna lapsed valmis, võtta söök kaasa, et siin koha peal elamine oli lihtsam selles Haagises. Ma mäletan väga hästi seda, et 9. detsember 2017 oli siis see hetk, kui me kolisime oma perega majja sisse. Selleks ajaks olime me teinud majale uue vundamendi, soojustanud selle, põrandad üles võtnud, põranda aluse soojustanud, majal siis ära võtnud talt voodrilaua ja soojustanud ka seinad ja vahelae. Ja esimeseks kütteallikaks oli meil saunakeris. Ta küttis väga hästi, sai väga hästi hakkama, et ainult et tuli pidi kogu aeg all olema, kui sooja tahtsid hoida. Siis me tol korral siis saime selle poole aastaga siis tehtud ka siis võetud vooder ära, siis soojustatud väljas siis selluvillaga, villameistrid tulid siia ja puistasid selle villa ja siis me panime lihtsalt musta laua peale. See on selline esialgne, et tuuletõkke kangas ja must laud peal, et rohkem siia hetkel panustanud ei ole, et kuigi meil on juba ideed ja meil on mõtted ja materjal ka olemas, et mis siia peale panna, sest et traditsiooniline ja selline igav tavaline laudis elukaaslasele ei sobi, temale meeldivad väga erilised lahendused. Ja
no korstna tegime uue moodulkorstna ja noh, ühesõnaga nüüd on ta siin tükk aega olnud niimoodi pooleli, et ta on elatav, ta on ubane, aga väljaspoolt ei ole esteetiline. Et kui me siia kolisime, siis meil oli kaasas siis saksa lambakoer Dora. Ta oli steriliseerimata, kuid me olime suutnud seda hoida nii, et ta ei olnud 10 aasta jooksul kordagi siis poeginud ja siia tulles, siia kolides, noh ikka mõned aastad me suutsime teda ära hoida, ta oli meil siin kodus ilusti ja kõik oli hästi. Ja ükskord, kui mina olin Saksamaal ja elukaaslane oli tööl, meil oli siin Potsepp, kes tegi meile ahju, ehitas ja Dora oli toas ja siis ta märkas, et väljas oli üks selline ilus punane koer ja lasi siis Dora ka välja, et noh, et las nad olla sõbralikult, mängivad koos omavahel, aga sellest sõbralikkusest tuli meil, kasvas välja meil Bruna, kes on siis ühesõnaga siin majas sündinud ja ainukene pesakonnast, ainukene. Ja Bruna on ainukene. Ja nagu näha, siis emast ei ole väga palju järel, et puhta isa geenid on. Aga pärast seda, kui Bruna sündis, siis ema oli temaga veel 3 kuud, kasvatas teda üles ja siis tal oli põrnavähk, ikkagi ei elanud üle selle ja siis hukkus. No tema on Jussike. Me ostsime aasta tagasi ja Jussikese me võtsime Kaisale seltsiliseks just sellepärast, et ta on meeletu loomaarmastaja, ta tahaks veel neid loomi. aga noh, meile piisab nüüd jälle mõneks ajaks sellest jänesest, et meil oli siin 5 aastat elas meil eesel siin, Leo. Siis olid meil siin kanad me saime, jälle Kaisa sai kingituseks 5 kana ja 1 kukke ja need elasid ka meil 5 aastat siin väga kenasti vabalt looduses. Käisid metsa ääres ja siblisid igal pool, aiaga oli meil probleeme, sest et nad siblisid mu peenrad ka kõik läbi. Et siis me pidime leidma igasugused alternatiivsed võimalusi, kuidas katta oma kassipeenraid. Aga nad olid maru julged ja nad olid väga produktiivsed. Ja siis ühel hetkel leidis tee üles siia ka üks rebane, kes viis ühe korraga põhimõtteliselt kõik kanad ära. Lisaks jänesele on meil ka lemmikloomaks kass, kes on tõeline nurumeeter ja kaisuloom, et talle meeldib meeletult paitamine ja nunnutamine. Et sellist kassi me oleme alati oodanud ja unistanud sellisest loomast, et kes on selline inimese armastaja. Mulle pakkus huvi hästi feng shui ja tollel ajal me nägime, et siin majast jäi ainult karp järele, vaheseinad ja kõik kadusid ära, meil oli täiesti puhtaks tehtud see ja siis mõtlesime, et kuule, lahendame selle teistmoodi, et me ei tee samasuguseid lahendusi, mis siin olid, et me natuke muudame. Siin akna asemel oli tegelikult uks, sissekäigu uks ja siis siit aknast sai kohe väikesesse musta pimedasse kööki. Siis siit läks uks siis sahvrisse, see sahver täiesti hallitas, ta oli niiske, ilmselt sest seal ei olnud küttesüsteemi, siis sinu selja taga oli puupliit ja siis siit me panime siit ukse kinni, siis siit uksest läks siis söögituppa. Ehk siis need 2 ruumi, mis siin ja siis teine ruum, lähmegi siis sinna kohe üle, siis see maja oligi tehtud mõtteliselt pooleks, et tal oligi siin oli kõik sein ees, siit läbikäiku ei olnud, et uksest tulid, said kas sahvrisse või läksid siis sinna siis söögituppa. Ja söögituba ja siis see köök olid täitsa tahmased, mustad. Meil oli üliraske neid palke puhastada, sellepärast me katsime enamik ära ja tala tõime välja ja seda me mitte ei puhastanud siis nii nagu teisi selle liiva pritsiga, vaid selle puhastasime relakaga lihtsalt, et tahtsime välja jätta selle tala. See oli siis söögituba, söögitoa osa, siis siin oli ka pime ja tume ja selline, noh, ühesõnaga üsna pime ruum oli. Ja nagu näha, siis need palgid olidki hästi sündmustad, et noh, et siis me siit ka nagu saime nii palju, kui saime puhastatud. Ja maja ulatus siis siiamaani, kus on vannituba,
selle ukse asemel oli siin aken ja see aknaalune, just see pool, see on lääne pool majast, selle poole akna siis alt oli kõik mädanenud palgid, pidime need ära võtma. Ja siis esimene mõte oligi, et selle asemele tegime ukse ja nüüdseks on siis, et just see siis lääne pool, see kõige tagumine maja osa sai siis meil vanitoaks ja WC-ks. Ja siis viimane projekt, siis kõige vanem või siis nagu, või kõige uuem projekt on siis sauna tegemine, sest et mees vajas siis ka maja külge sauna, seda me kasutame tõesti ainult sügisesel talvisel perioodil ja see on ainult selleks ajaks siis, kui tahad, kui on külm sees ja tahaksid natukene sooja saada. Seesamane keris, mis siit näete, seesama keris oli meil alguseks küttekoldeks siis kogu maja kütmisel. Ja siis siin on leiliruum. Miks ta nii suur on, see on sellepärast, et elukaaslane saaks pikali visata ja kogu pere mahuks korraga leili võtma. Me püüdsime võimalikult palju säilitada seda, mis siin algupäraselt oli. Meid tegi asjaolu lihtsaks see ka, et siin olidki juba plastikaknad ees ja see oli sellepärast lihtsalt, et kõige odavam ja lahendus, et kuidas konserveerida palkmaja tol hetkel. Ja tal oli siis eterniitkatus ja aknad vahetatud, see oli ainukene asi ja mis me jätsime ka, et okei, et me ei hakka vahetama, me ei hakka tegema sellist nii-öelda siis ökoloogilist ehitust välja arvatud, siis kõik muu ongi ökoloogiline, ainult et me jätsime need plastikaknad siia, et teades, et palkmaa iseenesest ka hingab ja siis meil see õhu sirkulatsioon ikkagi toimub, et me ei pea selle pärast muretsema, ainult et see oli meie jaoks odavam lahendus. Ja siis see põrand, mis siin on, see on originaalpõrand, see oli nüüd igal pool siin selles majas. Me võtsime need kõik palgid ülesse või need lauad ülesse, need on hästi paksud lauad ja siis osad me kuivatasime ära, me vaatasime, mis mäda ei ole, selle me jätame, et natu lihvisime, kuivatasime ja siis siin pool, siis see vannitoas kuni siis see tuba on siis meil vanade laudadega, mis olidki siin majas sees. Ja me üritasime siis ülejäänud siis osa siis teha ka samasuguse ja see on siis uus laud, aga see on juba mehe enda saekaatrist välja siis lastud lauad. Et siin see siis selline projektikas siin vanadest keraamilistest plaatidest, see mõte tekkis mul siis, kui me siia kolisime, siis meil oli väga head sõbrad Lätimaalt. Me tundsime Liigat ja Toomast, kes on Saksa-Läti perekond ja nemad tegid hästi palju permakultuuri festivale, talguid enda juures ja õpetasid ka rakettahju ehitamist. Ja Toomas tegi meie juures siin rakettahju töötoa ja esimene ahi lisaks sellele siis saunakerisele oli siis oli rakettahi. Et see oli väga sooja andev tõesti ja meil oli veel selline ütleme siis innovatiivne lähenemine või mõte, et kuidas saaksime siis magamistuppa ka kütta, et rakettahi, siit alt läksid torud ja siis torud läksid ja meil oli üks leso, savist leso ja siis just kui see rakettahi oleks pidanud selle leso kütma. Aga olukord oli selline, et see rakettahi läks nii kiiresti kuumaks, et siin oli juba tõesti juba saun, kui leso hakkas soojenema. Ja siis me loobusime lesost ja selle asemele tuli meile magamistuppa üldsegi garderoob. Ja me saimegi aru ka, et tegelikult ei ole mõtet kütta magamistuba. Magamistuba peakski jahe olema. Ja õnneks tekkis siis selle sama, siin oli varem leso, siis nüüd on meil siis meie pere garderoob. Ja see ongi nüüd kogu meie magamistuba, mis meil on. See voodi lahendus on meil juba mitu aastat, me vahepeal muutsime, vahepeal oli niimoodi, et oli 2 topelt laia voodid, aga see sai alguse sellest, et alguses meie väiksemad lapsed, siis, kes on nüüd juba üsna suured, kõige noorem on 12 kohe saamas ja siis keskmine on 14, siis me ikka endiselt oleme veel hetkel ühes magamistoas ja me tunneme ennast päris hästi. Aga see voodi ajalugu või siis see lugu on ka selline, et ma
hoidsin siis, kui me võtsime maja voodrilaudasid ära, siis ma panin osad voodrilauad, panin kuivama. Ma lihvisin need ära ja tegin sellest voodi. Et need lauad, mis siin on, need on siis minu selle sama maja voodrilauad. See voodi ongi alguses minu loodud, minu tehtud. Et ainuke asi on see, et ma ei ole vist füüsikas kõige tugevam, et see voodi oli küll ilus, atraktiivne, aga ta on praktiline, ta kääksus ja krääksus igatpidi. Et ühesõnaga lasin oma kätega elukaaslasel selle ümber teha nii, et ta on tõesti mõnus ja ilma siis kääksu ja kriiksuta, et nüüd ta on ta tugev ja vastupidav. Ja siis siin, selles ruumis, ma näitasin, et see oli keskelt pooleks see maja, siis seal oli magamistuba ja siis siin oli ka magamistuba ja siin oli üks väike siis leso, mis ei toiminud enam siin selle sama raketahju juures, mis ma seletasin, siis seal oli ümmargune plekkahi, mis nii kui võtsime selle pleki ümbert ära, siis kukkus kokku. Ühesõnaga, siin ei olnud ühtegi toimivat ja töökorras ahju. Üks noor meister, ahjumeister, ta ei olegi tegelikult, see oli ka vist, ta on hobikorras teeb, et ta ei tee igapäevaselt. Siis see on Taaveti tehtud, kasutas vanu telliseid, mis olidki siin originaalis ja mujalt ka mõned. Ja mulle hästi meeldib tema käekiri. Põhimõtteliselt magamistoas sai meil hoopiski siis söögituba siis selline kõige põhilisem koht, kus me tegutseme ja köök ja söögituba. Siin on nüüd põhi, kus on nisujahu või natuke küpsetuspulbrit ja siis metsavenna juustu. Et meil on selline komme, et nüüd oleme hakanud tegema, et hulgi ostes on ikkagi odavam, kui see otse tootjalt ostad ja siis me viimane kord ostsime siis kambakesi, siis mitu kera metsavenna juustu. Metsavenna ei ole üldse siit kaugel, mis on ka selle koha nagu võlu või eripära, et meil on siin tootjad, kellelt me saame nagu siis toorainet ja tema juustud on oivalised ja samas ka ökod. Siin renoveerimisel ja oleme ainult lähtunud selles use what you have. Näiteks kõige esimene kapp üldse, mis ma olen korda teinud, on siis seal tugitoolide juures. See on apteegi kapp meil nüüd ja selle ma leidsin meie oma siis kuurist ja ma panin sinna lihtsalt tapeedi taha ja värvisin ära ja sain kohe selle võtta kasutusse. Ma ei kahetse hetkegi siia tulekut. Need, kellel ei ole mingisuguseid ideid, ma arvan, et midagi peaks ikka eelnevalt nagu mingi plaani peaks paika panema küll, et seda ma soovitaksin, kes tahavad maale kolida. Et kui sa oled aktiivne, siis oled aktiivne igal pool. Et vahet ei ole, kas sa oled linnas või elad maal. Et selles suhtes on lihtsam. Aga kui sa oled sõltuv palgatööst ja arvad, et teisiti ei saa hakkama, et sa pead nagu maal ka tööd leidma, siis läheb natukene keeruliseks, et mina muidugi leidsin küll siin endale töökoha, et ma olen Hargla koolis ka õpetaja, aga muud tööd tegemised ja projektid ja siis kogukonda panustamine on minu arust võtnud veel rohkem aega. Ma ei tea, ei ole asja, mida ma ei taha selgeks saada või õppida, omandada. Et kui ma siia kolisin, siis ma sain Töötukassa kaudu mitmeid erinevaid koolitusi, siis ma valisin enda jaoks ökokosmeetika. Siis ma tegin ise deodoranti ja siis näohooldustooteid aga see on siis meil shiitakeseene kasvatus, need on siis need shiitakeseene pakud, tavaline harilik lepp on siin. Me käisime tõesti algusaastatel, kui me siia kolisime, käisime koos Parmu ökokülaga külastamas Lätis ühte seenekasvatust ja seal oli 10 000 pakku. Ja eks tema süstis seda ideed. Ütleme nii, et kui tahad pakuseent kasvatama hakata, siis ära vali shiitakeseent, et austerservikud on palju lihtsam kasvatada. Põhiline saagi aeg on ikkagi sügisel. Kuigi nii kui lähevad öökülmad kaovad ära, põhimõtteliselt nüüd on võimalik ka saaki saada, kui on piisavalt niiskust.
no näed, siin on näiteks ära näha seda, et lõikekohad, vaata kui palju seeni on olnud siin ja kolm saaki võrdub põhimõtteliselt 1 kilo seeni ühelt pakult. Eelmise aastal me võtsime siit siis viimase saagi võtsime kas jaanuari lõpus. Nii soe talv oli, et nad kasvasid kogu aeg edasi. Kuule, kas on kevadkokrid sinna? Ja, ma ei ole neid kunagi näinud siin varem. Aga vaata, sinna, kus on erinevaid seenekultuure, tuleb juurde. Vaata, kui palju neid on. Ma olen enda jaoks võtnud hetkel sellise hoiaku, et ma suunan oma suurem osa energiast hetkel ikkagi väljapoole. Ja siis kodu on nii, et kodu on puhkekoht ja nii palju kui vaja, nii vähe kui võimalik teen, siis tegutsen siin. Et juba eelmisel aastal meil läks juba aiapidamine, ei saaki saime, aga ei olnud esteetiline, ei olnud korras, sest et ei olnud aega sellega tegeleda, sest suvel on nii suured projektid käsil ja siis on justkui aiapidamine minu jaoks üks lisa murekoht. Et siis ema on võtnud ka selle hoiaku, et tema paneb minule ka maha ja ta on alati teinud seda. Ma saan saagi oma vanematelt, nad ei ole kaugel siit, üle 20 kilomeetri siit, et nii. Nemad kanad olid siis seal üleval ja siis teisel pool all oli meie eesel. See väike majakene siis on endiselt siin, eks ta leiab oma funktsiooni, vahepeal juba lapsed pugesid sinna üles ja tegid omale onni. Et tühjaks ta kindlasti ei jää. Tulevad uued plaanid. Igast asjad on plaanis, aga noh, tead, kui ei panusta, siis ei tule midagi. Et selles suhtes on mul hetkel on see ehitus on ka meil pooleli. Et vaatame, me püüame seada oma sihid, selle aasta sihid paika ja vaatame, mis on esimese prioriteetsed tegevused. Aga muidugi unistus on terrassi peal kohvi nautida. Ma rääkisin, et siin kõik siin maja ümber, maja ääred olid siin kreegi ja võsa all. Ja siis, kui me selle kõik maha võtsime ja need kreegi, siis et juurestik oli, vaata, nad on omavahel seotud, nad ju siis kasvavad edasi või paljunevad juurtega, siis oli see ikka meeletu suur kopp oli meil siin kaevas seda välja ja siis me seal sapputasime ja viskasime need juured tulle. Ja siis me tahtsime siia tasaseks, väga tasaseks ei saanudki. Ja me istutasime siia uue aia. Seal on tegelikult mustsõstrad, aga need on kuskilt vanast aiast võetud. 2 tükki jäi alles, seal oli tegelikult terve see rida oli täis. Ja siis oli meil viljapuid. Ma arvan, et me jõudsime siia istutada 4 erinevat viljapuud. Aga on sul koer või mitte, vahet ei ole. Metsloomad tulevad ikka, jänkukesed sõid meil kõik ära ja üks jäi ellu. Kui sa oled selline mingis valdkonnas tegija, siis kogukond tavaliselt ootabki selliseid. Nii kui ma siia sattusin, esimene vestlus kultuurimaja juhataja Leaga, kes on ka ühtlasi minu naaber, elab siit mitte väga kaugel. Ta kuulis, millega ma olen tegelenud või millega ma tegelen, siis oli kohe samal päeval, kui tutvusime, oli kohe pakkumine, et kuule, kas sa ei tahaks naiste tantsurühma hakata juhendama. Ma ei olnud veel sissegi elanud, ma ei olnud veel, majagi polnud veel valmis, et ühesõnaga juba tulid sellised pakkumised ja esimesel aastal kohe sai ka siis Valgamaa maleva siis laagri kasvataja oldud ja et ühesõnaga tuli neid pakkumisi igalt poolt, et kui see valdkond kõnetab, millega sa oled varasemalt tegelenud või mis kogemusi sul on kogukonda, siis ilmselgelt siin kohe märgatakse ja leitakse üles ja tegevuseta sa ei jää. 7 aastat olen nüüd olnud naiste tantsurühma juhendaja. Öölaat tuligi ka põhimõtteliselt esimesel aastal, kui ma tulin, läksin aktiivselt siis sinna meeskonda, kes kogukonna siis algatuste siis kokkusaamistele. Et ühesõnaga meil oli siis siin selline suur aktivist oli Erasmus Onkel, kes siis vedas erinevaid projekte ja kutsus kogukonda kokku, eriti just ka neid uusi inimesi, et siis panna mõtted kokku ja
ja nii ta sündiski, see oligi üks tunnussündmuse koosolek, kus olid erinevad endise Taheva piirkonna inimesed, Lüllemäe, Mõniste, Karula, ehk siis kõik erinevad kogukonnad koos ja Lüllemäel tookord me saime kokku ja mõtlesime meie piirkonna tunnussündmust. Ja see oli sellel esimesel aastal, kui ma siia tulin, tuli idee, et teeme öölaada, aga laata on igal pool, laata ei ole midagi erilist. Teeme siis mingi erilise laada. No siis me otsisime sellist erilise laada, milline see eriline laat on siis, ja siis jõudsime selleni, et teeme selle Männi metsas kuskil metsa sees ja teeme öösel. Päris ööseks meil ei lähe, aga meil nagu ööni läheb välja see öölaat. Et nüüd siis sellel aastal 26. juulil me teeme seda siis juba 6. korda. Eelmisel aastal oli 5. kord. Ja täitsa alguse ajast olen ma olnud seal meeskonnas. Ja pigem siis sellise esimestel aastatel olimegi Merikesega kahekesi need, kes dekoratsioonide eest vastutasid ja selle üldpildi eest. Aga nüüd ma olen nagu justkui see loovjuht ja Merike on projektijuht. Et oleme ära jaganud, seal on veel meil meeskonnas päris palju liikmeid. Et ta on ikkagi endiselt kogukonna sündmus, kogukonna üritus. Et need inimesed, kes kahtlevad selles, kas kolida maale või mitte, siis ma ei oskagi nagu ühtset nõu anda. Mina nagu olen rahul, et ma tulin siia. Aga on ka inimesi, kes tulevad just ilusal ajal, suvisel ajal, kui on tõesti või kevadel, kui kõik tärkab ja siis ongi loodus ilus ja siis talvel jäävad iseendaga nagu hätta natukene. Et kas sa teed asju valel ajal, näiteks küttepuud võiks ju teha talvel ära järgmiseks aastaks või siis kevadel panna laduda riita ja kuivatada ära. Et ühesõnaga, et kui sa oled ei suuda ette oma asju planeerida, siis tasub veel oodata tulekuga maale. Sest et alati on esimene asi on see emotsioon ja siis tuleb see kohaletulek, see hetkesse ja mõnikord need hetked ei ole kõige armsamad ja mõnikord tulebki melanhoolsete tunnetega ka toime tulla või sellised madalseisus hakkama saada. Teine asi, mõte, mis mul tuli sellega seoses maale kolimisega, on muidugi see visioon, et mida sa seal maal teed, et kui sul on tõesti kaugtöö, meil on selliseid inimesi ka, kes kaugtööd teevad, et saavad kodus teha kodukontorit, siis on täiesti mõeldav ka maal elamine.